Aiapidamise juures on üks tähtis otsus valida oma taimedele sobiv muld, et olgugi, kui sa oled näiteks toas taimi kasvatamas või kasvatad terrassil või sul on koguni olemas kasvuhoone, siis ikkagi on see valik vajalik teha. Me tõime siia välja ka mõned sellised populaarsemad mullad ja kui sa oled ka alustav aednik, siis tegelikult me saame väga hästi aru, et kui sa oled näiteks jalutamas aianduskeskuses või sa sirvid parasjagu Hortikumi e-poodi, siis see valik võib tunduda väga lai. Aga kui natukene süveneda, siis see lõpuks kõik tundub väga loogiline. Sellepärast, et tootjad on arendanud välja erinevad mullad vastavalt just sellele, milliseid tingimusi mingi taim vajab ja mõned taimed võivad olla üsna pirtsakad ja vale mulla puhul kohe ka oma pahameelt välja näidata. Aga on muidugi ka väga palju selliseid taimi, kellele sobivad sellised universaalsemad mullad, mida me siin täna ka vaatame. Ja kui niimoodi väga laialt üldistada, siis enamus mullad on turbapõhised ja mõned nüüd ka juba on saada ka turbavabasi mulda, mis on siis kokku segatud just kookoskiu peale. Aga kui me niimoodi omavahel oleme ja teame, et tegemist on turbasubstraadiga, siis me võime neid tegelikult hellitavalt ju ka muldadeks nimetada. Ja mul oli selline mõte, et ma näitan sulle esialgu muldasi, mida kasutatakse toas ja toataimedel, siis vaatame muldasi, mida saab kasutada ka aknalaual, näiteks lehtsalati või maitsetaimede kasvatamisel. Vaikselt liigume näiteks terrassile ja vaatame ka, mida võiks kasutada näiteks kasvuhoones või külvikastides või peenras mulla parandamiseks. Ja siis vaatame ka üle mõned sellised spetsiifilisema otstarbega mullad. Ja video lõpus ka ma veel annan sulle mõned näpunäited, mida silmas pidada, kui sa need mullad kasutusele võtad. Nii, aga vaatame kõigepealt toalille muldasid. Kompol on välja arendatud 2 sellist mulda, mis üks on mõeldud siis sukulentidena ja teine muld, mis on mõeldud just rohelistele toataimedele, mis on siis tegelikult enam levinud toataimed. Ja nende põhiline erinevus on see, et kuidas nad vett kinni hoiavad ja milline nende vee läbilaskvus ja kuidas nad toitaineid sisaldavad. Et siin on mul see sukulendi muld ja tema on just selline hästi õhuline oma struktuurilt ja hoiavad palju vett kinni ja on ka toitainete sisalduselt madalam. Just täpselt nii, nagu tegelikult nendele sukulentsetele taimedele ja kaktustele meeldib. Ja siia on lisatud ka aineid, mis tegelikult pärsivad juuremädanikku, mis on ka peamine põhjus, miks meil toalilled kipuvad välja minema. Sellegi poolest tuleb ka sukulentide puhul nende kastmist ja väetamist väga jälgida, sest et ka väga hästi kokku segatud muld tegelikult liigkastmise puhul ikkagi ka ei saa väga hästi seda taime välja suremise eest kaitsta. Ja sama asi on ka roheliste taimedega, et üllataval kombel on just ülehoolitsemine ja ülekastmine see põhjus, miks taimed välja lähevad. Ja kui ma selle pakiga lahti teen ja vaatame neid 2 koos, kuidas nende struktuur on, siis sa näed ka kohe seda erinevust. Ja ikka, kui ma pakke avan, siis mulle endale meeldib neid lõigata sellise kileribaga, et siis ma saan selle pakiga kohe sulguda, sest enamasti ei kulu kogu see muld kohe ära. Ja kui sa neid lähemalt vaatad ka, siis sa kohe näed, et siin on valged tükikesed sees. Ja see on tavapärane, et turbasubstraatidele lisatakse perliiti, see ongi need valged tükikesed, mis tegelikult ka hoiab selle substraadi rohkem õhustatuna ja pärsib seda, et taimed ära kuivaksid või siis saaksid liiga palju seda niiskust korraga kätte, et need aitavad väga hästi seda mulla niiskusrežiimi muuta. Ja nagu väga paljudel turbasubstraatidel, siis neile on ka lisatud juba toitaineid sisse. Ja see on tavaliselt mõeldud selliselt, et see periood, kui ka toataim ümber istutamisel vajab juurdumiseks aega, siis selleks on see õige tasemega toitainevaru olemas. Aga nagu kõikide puhul, siis hiljem ikkagi tuleb jälgida väga täpselt selle toote etiketti ja vaadata, mis seal täpselt kirjas on, et siis millal tuleks ikkagi väetamisega ise ka jätkata. Ja kui sa vaatad neid 2 korraga, et üks on siis mõeldud rohelistele toataimedele ja teine sukulentsetele, siis ühele on lisatud rohkem liiva, see on siis sellele sukulentsele just selle veerežiimi pärast ja ka need turbatükid on erineva suurusega. Sellel kaktuse mullal on see palju peenem ja toataimede mullal on ta natukene suurem. Aga lisaks kompo toataimede ja sukulentide mullale on ka Hortikum välja pakkumas enda toataimede mulda, mis on siis tegelikult natukene laiema kasutusalaga, et ta sobib ka õitsvatele taimedele. Ja oma kogemusest võin mõelda, et tema erineb kompo toalille muldadest peamiselt selle poolest, et siia ei ole terriiti lisatud, aga siia on pandud sisse rohkem liiva. Ja kui teda nagu käega ka mudida, siis ma näen, et siin on ka see turba
struktuur natukene erinev, et siin on kasutatud hästi lagunenud aiandusturvast. Ja loomulikult annab see siis tegelikult sellist õhustatust rohkem juurde, mida toataimede juured ka tegelikult väga vajavad. Nii et kui ma teda praegu siin mudin ka, siis ma silmnähtavalt näen, kuidas ta üles kerkib, nii et ta on põhimõtteliselt kohe ka istutus valmis. Nii, aga kui me liigume natukene edasi toataimede juurest praktilisema poole peale ja näiteks sa soovid kasvatada endale maitsetaimi või lehtküügivilju ja sa teed seda ju näiteks aknalaual või juba väikses terrassipotis, siis sinu jaoks on Compo biosarjas 2 substraati, mille vahel sa võiksid valida. Et eraldi on neil välja arendatud siis maitsetaimede muld ja teine siis väiksemas pakendis samuti on siis universaalmuld. Ja nende eripära ongi see, et nad on turbavabad ja nad baseeruvad kookoskiul, aga nende omadused tegelikult on turbamullale väga sarnased. Ja siin ei ole kasutatud mineraalväetisi, vaid hoopis orgaanilist päritolu väetisi, nii et täiesti sobib ka mahekasvatuseks. Ja ma teen nad lahti ka korra ja kui neid kõrvuti vaadata, siis see erinevus on tegelikult väga selgelt näha, et see maitsetaimede muld, mis sobib ka külvi tegemiseks, on palju peeneteralisem. Ja siin on selline natukene tagasihoidlikum ja ettevaatlikum ka toitaine määr, et siis külvimullana me kasutame ikkagi sellist substraati, kus on natuke vähem toitainet, sest liigne toitainevaru võib hoopiski mõjuda seenetele selliselt, et nad ei idanegi. Aga see universaalmuld siin, tema on juba natukene jäledama struktuuriga ja siin on ka neid orgaanilisi väetisi natukene julgemalt lisatud. Et tema sobib siis tegelikult juba kas siis taimede ümberistutuseks või siis näiteks terrassipotis või aiakastis siis mulla struktuuri parandamiseks. Et siis ühega võiks kindlasti alustada ja teise mullaga siis kasvatamist jätkata, et kui sa soovid seda mahedalt teha. Aga veel terrassil ja lillepottides ja amplites taimede kasvatamisest, et loomulikult me armastame igasuguseid ohtralt õitsevaid ampleid. Ja Horticom on selleks tarbeks välja arendanud suvelillede mulla. Ja tema on selles mõttes eriline, et ta on sellise suurema tükilise, mis tõttu hoiab ta siis paremini niiskust kinni, aga samas ta piisavalt tekitab juurtele õhuavas, et juured tegelikult vajavad heaks terviseks ka väga palju õhku. Ja ta on ka eriline selle poolest, et ta sisaldab hüdrogeeli. Et me kõik teame, et ühel kuumal suvepäeval võib meie ampel või pott väga kiiresti läbi kuivada ja kuivada nii kiiresti, et taimed võivad lausa hukkuda. Aga tänu sellele hüdrogeelile ta hoiab seda niiskust paremini kinni ja samas kui muld taheneb, siis ta annab seda taimele jälle välja, nii et taim siis ei närbuks ära ja ei läheks hukka. Ja tänu sellele, et kui taim saab pidevalt vett kätte, siis vee abil ta saab kätte ka ju pidevalt toitaineid, nii et see taim ei jää ka nälga. Ja tema puhul on eriline ka see, et siia on juba sisse pandud ka pikatoimeline väetis. Nii et kui sa oma ettekasvatatud suvelilled siia istutad, siis mõneks ajaks võib selle ampli või poti täiesti rahule jätta, kuni see taim ilusti ära juurtud. Aga siis võiks kindlasti ka jälgida, et millal tuleks siis väetisega väetamist jätkata selleks, et see ampel siis ka kogu hooaja vältel kaunis püsiks. Ja kui me liigume aknalaualt ja terrassid juba natukene edasi, siis võiks vaadata kindlasti Horticomi kasvuhoone ja peenrakasti mulda. Ja kui sa tema lahti teed, siis sa näed, et ta on juba väga selle suure tükilisem. Ja kui sa neid isegi võib-olla sõelaksid natukene, siis sa näed, et ta koosneb natukene peenematest osadest ja siis suurematest tükkidest. Ja just neid suuri tükke tegelikult ei tohiks üldse karta, eriti just peenrakastide puhul. Sellepärast, et need suured tükid, turbatükid just selle tagavadki, et nad hakkavad seda niiskust koos toitainetega enda sees kinni hoidma selliselt, et taim saab need siis kätte, kui neil vaja on. Ja kuna nad on ka rikastatud mineraalväetistega, siis sel juhul sa saad olla natukene enesekindlam selles osas, et need toitained, mis mineraalväetistega siia on andud, et nad ei leostu kuhugi ära ja ei kao ära, et nad ikkagi saavad taime poolt võimalikult suures ulatuses ära kasutatud. See on kindlasti oluline, mida teada. Ja kui ma ta lahti teen, siis sa näed ka kohe, et milliste struktuuriga ta on. Nagu ma ütlesin ka, siis tegemist on turbal baseeruva substraadiga ja ta on niimoodi parasjagu kokku segatud, et siia sisse on ka pandud siis liiva, mis seda niiskusrežiimi aitab siis koos selle turbaga paigas hoida.
Ja see on selline muld, et sa võid seda kasutada ka siis, kui sa näiteks tahad oma peendras mulla omadusi parandada, et näiteks kui su muld on liiga savikas või vastupidi liiga liivane, siis tegelikult selle mulla lisamine aitab seda kohe parandada. Aga samas sa võid ka puhtalt seda segu selles peendrakastis kasutada ja sel juhul sa ei pea siia mitte midagi juurde ostma ja juurde panema. Ja temal on ka muidugi toitainevaru juba kaasa pandud ja tavaliselt on see 6-8 nädalat. Seda saad sa pakendilt alati üle vaadata, et kindel olla, millal sa peaksid siis lisaväärtamisega alustama. Ja kui sa oled õnnelik kasvuhoone omanik või sul on taimelavatus olemas, siis sa kindlasti kasvatad seal ka tomateid ja teisi selliseid rohkem toitainete poolest nõudlikumaid köögivilju. Ja Compol ja Horticumil on mõlemal välja töötatud väga head mullad, mis just on mõeldud tomatile, sest tema selline mulla happesuse vajadus on natukene hapukam kui tavalistel köögiviljadel. Ja loomulikult on siia lisatud ka sobilikus vahekorras väetist. Neil on ka tegelikult selline natukene universaalsem pool, et see, mis sobib tomatile, sobib väga hästi ka paprikale ja tšillile ja näiteks miks mitte ka baklažaanile. Ja kui ma peaksin neid kahte mulda omavahel võrdlema, siis ma ütleks, et Horticumi muld, siin on rohkem rõhku pandud just struktuurile ja ta kindlasti just parandab selle mulla veerežiimi, mis on tegelikult väga oluline, sest et tänu sellele saabki taim ka need toitained kätte. Aga Compo puhul siin on rõhku pandud just sellise mulla pikaealisusele ja tema on oma olemuselt natukene selline nii-öelda musta mulla moodi, kui üldse võib nii öelda. Aga nad mõlemad on kindlasti võrdselt väärtuslikud ja kindlasti väga head kasvuhoone mulla rikastajad ka siis, kui sa kasvatad taimi otse mullas. Aga kui sa otse mullas ei kasvata oma kasvuhoones taimi, siis tegelikult saab neid mõlemaid väga hästi kasutada ka kasvukottidena. Ja sellisesse suuremasse kotti, mis on lausa 40-liitrine, mina isegi julgeks panna 2 taime kasvama. Ja selleks lihtsalt pane see kott pikali, laota uuesti see muld ühtlaselt siin koti sees, tee mõned põhjaaugud ja mõned augud külgedele, et liigne kastmisvesi saaks välja ja lihtsalt tee 2 auku siia peale, kuhu sa saad siis selle taime istutada. Et ka selliselt tegelikult nutikalt saab neid mullakotte ära kasutada. Ja kui nüüd liikuda aias natukene laiemalt ringi, siis on mitmeid taimi, mis vajavad natukene spetsiifilisemat lähenemist selleks, et nad saaksid ilusti kasvada, et nad oleksid lopsakad ja mõnel juhul ka siis annaksid neile piisavalt õisi. Aga mul on siin okaspuumuld ja tema on samuti turbobaasil, aga ta erineb peamiselt selle poolest, et temale on lisatud humiinained ja need on just okaspuudele hästi vajalikud selleks, et nad ennast hästi tunneksid. Ja tema pH on ka selline natukene happelisema poolsem, et õnneks saab turbaga väga palju mängida ja teha igale taimele, kes on ka natukene niimoodi nõudlikum, teha sellise õige kasvukeskkonna ja just okaspuudel on see väga hästi õnnestunud. Siia on juurde pandud ka väetist. Sageli arvatakse, et okaspuud kasvavad justkui ise, aga tegelikult nemad ka vajavad toitu, et nad saaksid sellised ilusad rohelised olla ja nad kasvaksid loksakalt ja taimehaigused ei kimbutaks neid. Et kui sa oled näiteks rajamas endale elupuuhekki või oled sa mõnda soolopuud istutamas, siis tegelikult piisab täiesti, kui sa arvestad suurema puu kohta näiteks 1 koti või väiksema puu kohta 0,5 kotti seda mulda, et sa siis segad selle olemasoleva pinnasega läbi ja tänu sellele juba selle puu juurdumine ja edasine elukäik palju paremas seisus. Ja kui rääkida veel mõnedest lemmikutest, siis loomulikult ei saa me mööda hortensiatest ja nemad küll istutamiseks vajavad juba täitsa sellist spetsiifilisemat mulda. Ja sageli meie aedades meil ei ole seda happelisemat mulda kohe võtta, et me saaksime oma lemmikhortensiatele seda sobivat kasvukeskkonda pakkuda. Et selleks on siis ka Horticumil pakkuda just sellise ilusa nimega nagu hortensia muld ja tema erisus on veel see, et mitte, et ta ei ole just selle õige happesusega, et natuke happelisem, on ta hästi õhulise struktuuriga, sellepärast, et tema juured vajavad samamoodi nagu niiskust vajavad natuke õhku ja ta on suure väetise sisaldusega, et hortensia vajab hoopis teistsugust väetamist kui teised ilupõõsad ja ta on üsna selline, kuidas öeldakse, hellitavalt näljane taim. Et kui sellist mulda kasutada ja sellega rikastada seda pinnast, kuhu sa soovid hortensia istutada, siis tegelikult sellega sa oled ka juba selle taime edasise käekäigu palju paremaks teinud ja talle sobivamad tingimused loonud. Ja viimaseks, aga mitte üldsegi vähem tähtsam on loomulikult meie roosid. Ja selleks, et me saaksime neid ilusaid
terveid, haigusevabasi, ohtrate õitega taimi nautida, siis nad vajavad tegelikult ka väga palju hoolt. Ja sellepärast ma soovitakski vaadata just seda Compo roosimulda ja see kõikidest nendest muldadest on selline muld, kus on kõige rohkem koostisasi kokku pandud, ikka selleks, et me saaksime neid ilusaid roose nautida. Ja oma sellise struktuuri poolest on ta hästi õhuline, väga toitainerikas ja see on selline segu, kus on lisaks lupjamisele ja liivale pandud sisse ka kergkruusa, et ikkagi tagada, et need juured saaksid kõik selle tingimuse, nagu neil vaja on. Ja loomulikult on siin ohtralt toitaineid kaasas selleks, et siis taim saaks kasvada ja ohtralt õitseda. Ja mu olemuselt on ka tema selline natukene hellitavalt võiks öelda musta mulla taoline ja kui ma teda mudin ka, siis ma näen kohe, kuidas see muld avaneb ja ta muutub selliseks, kus aedniku selline lihasmälu juba ütleb, et kuhu taimel on hea oma juuri ajada. Ja sa võid teda kasutada loomulikult siis, kui sa oled oma taimi istutamas, aga ma olen ka märganud, et väga paljud aednikud kasutavad seda roosimulda selliselt, et nad kevadel, siis kui algab taimedel aktiivne kasvuperiood, nad multsivad selle mullaga siis taime ümbruse uuesti läbi ja õrnalt segavad ka pinnasesse sisse, et ikkagi seda mulla struktuuri ja hooldust hoida. Nad sageli isegi aednikud ütlevad, et roos on nii näljane taim, et iga kevad tundub, et osa mulda on nagu kadunud ja paratamatult tuleb siis seda sinna nii-öelda juurde panna. Ja loomulikult tänutäheks siis roosid näitavad meile oma kauneid õisi. Ma loodan, et peale selle video vaatamist sul on pilt natukene selgem ja sa oskad juba palju enesekindlamat valikut teha, millist mulda oma taimedele varuda. Aga mõned näpunäited ka, et kui sa oled juba oma valiku teinud ja oled selle koju toonud ja kui sa hakkad toas näiteks taimi külvama või hoopiski on sul plaanis toa taimi ümber istutada, siis too see kott natukene varem tuppa valmis, et ta saaks üle soojeneda, sest et kui sa hakkad külma mullaga tööle, siis seemnete idanevus ei ole nii kiire ja toataimed võivad natukene ära ehmatada, kui sa paned nende juured jahedasse mulda. Ja sama kehtib ka kasvuhoone istutuse puhul, et kui sa oled plaaninud üles soojenenud kasvuhoones taimi hakata pikeerima või potistama, siis lase sellel mullakotil seal kasvuhoones natukene soojeneda ja alles siis hakka tööle. Ja kui sa selle kotiga oled avanud, siis oleks väga hea, kui sa selle mulla mudiksid natukene lahti ja vaataksid ka, et mis siin täpsemalt sees on. Et see on vajalik selleks, et sageli, kui muld on pakendatud ja seda on transporditud, siis on ta nagu kokku surutud ja võivad vahepeal tekkida sellised klombid. Nii et kui sa vaatad teisi aiandusvideoid ka, siis ega me aednikud ilmaasjad ei mudi seda mulda, et jah, seda on ka väga mõnus teha ja see on selline mõnus stressi maandamine. Aga sellel on ka selline praktiline põhjus, et see aitab sellel mullal avaneda ja tänu sellele siis see kokku segatud muld saabki täpselt seda teha, mida ta lubatud tegema on. Et sa kindlasti märkasid ka, et need on turbasubstraadid suures eranemuses ja mõned ka kookoskiud. Ja need mõlemad materjalid on väga head selle poolest, et nendega annab tootjatel hästi palju mängida. Nad lihtsalt lasevad oma selliseid omadusi mõjutada, et kui me lisame siia juurde kas perliiti, kergkruusa või liiva, siis vastavalt ka nende turba või kookosekiu suurustele see hakkabki seda mulla veerežiimi ja õhurežiimi mõjutama. Ja on taimi, mis on vähem nõudlikumad, aga on siis need, kes on nõudlikumad, näiteks nagu me vaatasime seda sukulendi ja kaktuse mulda, siis seal see tõde tegelikult peidus ongi. Mis on veel väga hea omadus nendel muldadel on see, et kuna see turva, see kookoskiud on vaba taimehaigustest ja seal sees ei ole ka erinevaid umbrohuseemneid ega umbrohujuuri, siis tegelikult kõik, mis sa endale koju tood, sa ei too endale mingisugust pahandust juurde, et tegelikult me keegi ei vaja ju seda, et meil oleks veel rohkem rohimist ja midagi sellist teha. Ja iga kord, kui sa ka seda teed, siis vaata kindlasti veel see etikett ka üle ja vaata, mis see toitaine varu seal on. Et kindlasti jälgida ka seda, et kui sa oled ilusti oma istutuse teinud, et millal oleks vaja siis hakata ka väetist juurde andma, et sageli on tegelikult ka samas sarjas sobilikud väetised olemas. Ma loodan, et see video oli sulle kasulik. Ja nende toodete lingid ka me paneme siia video alla kirjeldusse, et sul oleks siis sealt ka lihtsam neid juba üles leida. Mina soovin sulle toredat aiapidamist, aga ise ma lähen nüüd järgmisi taimi potistama.